ohvri roll ei ole seotud üldse sellega, mis sinuga juhtus. Okei, ühelt poolt jaa, aga põhiliselt on see seotud sellega, et sa ei ole endiselt läbi hammustanud, mida tähendab seda, et sina oled ise looja. Sina oled ise oma elukogemuse looja. Sest kui sa võtad kaks erinevat inimest, mõlemad lapsepõlv on olnud näiteks shit-kuubis. Üks jääb sellesse mustrisse eluaeg, sellepärast et ta arvab, et kõik, mis temaga toimus, jääb selliseks ja seda ei saa muuta, sest et see on paratamatus ja ma olengi nüüd selline. Saate aru, kui talle see tempel otsa ette pandi, siis ta hakkab seda templit elama, on ju. Teine, kes on samamoodi olnud shitas lapsepõlves, võtab vastutuse oma elu eest enda kätte, läheb looja sagedusele ja hakkab ise looma seda elu nullist puhtalt lehelt, täpselt selliseks, nagu tema tahab. Jah, ja see nõuabki pingutust, jah, ja see nõuabki seda, et sa võtad oma jalad tagumiku alt välja ja hakkad muutma ennast täpselt selliseks, nagu sina tahad olla ja selleks sul ei ole vaja mitte kellegi luba. Sul ei ole vaja mitte kellegi luba, et hakata olema see, kes sina olla tahad. Saate aru, või?